need läksid fakti- ja tundepõhisteks argumentideks, et siin on ka selline loogika, et neid tundepõhiseid argumente on siis selles õpikus niimoodi süsteemselt läbi poliitiliste näidete tehtud. See on selline poliitikablokk. Ja eelmises õpikus neid mõjustamisvõtteid, demagoogiavõtteid oli siis mingi 70 lehekülge, siis ta on tõesti hästi kompaktselt ja lühidalt siin esitatud. Tundepõhisid, et ma ründan mitte argumente, vaid ründan inimest. Teine tüüp võtta on siis räägin meie grupi nimel, enamusele apelleerimine, siis igasugune emotsioonidele apelleerimine, kirjade üleskütmine, hirmutamine. Ja neljas siis valetamine, tegelikkuse moonutamine, viies lihtsustamine, teema vahetamine, seoste loomine. Sellised nagu lihtsalt siin on poliittehnoloogiliste näidete põhjal on avatud selles õpikus. Ja mis on nagu uus teema on see, et kuidas selliseid diskussioonisaateid analüüsida. Ja siin me oleme siis lehekülg 94-95, meil on see diskussioonisaate plokk tuleb. Ja siin on välja valitud siis Austria teadlase Ruth Vodocki analüüsimeetodi struktuur. Ja see hakkas nagu lausa uskumatult hästi tööle, kui proovis seda Vabariigi Kodaniku saate pinnal, et kõik need elemendid on täidetud lõpuks. Kas nad igas saates nii olema hakkavad, seda ma ei julge ennustada, aga ta on päris universaalne meetod. Ja esimene asi, lehekülg 95, eks ole, kuidas see Vodock siis seda analüüsi korraldab. Et esimene punkt on see sisu analüüsimine ja hästi tähtis, mida siin tasub rõhutada ja läbi õpikuna seda ka rõhutama. Kõige tähtsam on see, et kuidas algselt see sõnum raamistatakse. Ehk siis esmaraamistus, mis on juhtumas, kuidas seda nimetatakse. Seal võib olla juba, kes on süüdi, kes on ohver, kes mida korraldab. See esmaraamistus tegelikult määratleb kogu tonaalsuse ja esmaraamistuse pinnal me võime ennustada, millisele tulemusele saate lõpus jõutakse. Ja seda teeb saatejuht paari esimese lausega. Seda on alati oluline jälgida, kuidas sündmused raamistatakse. Kuidas kirjeldatakse osalisi, kuidas nähakse valikuid, milliseid argumentatsioonistrateegiaid hakatakse kasutama. Ja siin on nagu ta toob need näited, et osalised hakkavad pakkuma selliseid mustvalgeid lahendusi. Hästi tüüpvõtet. Meil on see või teine lahendus. Et kui te seda ei taha, kas te tahate siis seda? Ja hakatakse selliseid nagu täitsa pseudovalikuid välja pakkuma. Eitatakse süüd ja vastutust, kasutatakse pattoomina strateegiat ja hästi kummaline oli see, et ohver pööratakse süüdlaseks ja selles näites juhtubki. See, kes on ausalt ohver, see pärast on süüdi. Et see jääbki süüdi. Siis hakatakse vastaste väiteid moonutama. Alati kaasneb sellistes diskussioonides positiivne enesekujutamine, enesesüstemaatiline kiitmine ja siis selliste pooltõdede esitamine ja väga huvitav on ka see, kuidas selles saates ja sellistes saadetes hakatakse numbriliselt, numbrid hakkavad nagu hästi maagiliselt tööle, numbriline tõestus, siis on nagu ära tõestatud. Neid numbrilisi tõestusi hakatakse ka väga kummalises kontekstis esitama. Ja selleks, kuidas see töötab ja kuidas need elemendid välja tulevad, siis on toodud see näide Eesti Vabariigi Kodaniku saade, mis siis oli õpetajate streigi eelõhtul, oli see saade eetris ja siin on ta nüüd niimoodi punktide kaudu avatud ja hiljem on ka siis küsimused esitatud siis harjutus 1 lehekülg 99. Teeme siis teeme selle harjutuse läbi ja vaatame, kuidas see teid kõnetab ja arutame ka, millised võiksid olla vastused ja mõtleme,
kuidas see võiks õpilasi kõnetada ja milliseid saateid võiksid nad siis selle meetodiga ka hiljem analüüsida. Siis milliste argumentidega, mis on siis see põhimuster, milliste argumentidega see diskussioon summutatakse ära? Ainus kord, kus siis nagu Läti-Leeduga meid võrreldakse, muidu me hästi võrdleme ennast teiste ühiskond. Põhjamaadega, eriti Soomega võrdleme PISA uuringu tulemusi ja ikkagi vaatame sinnapoole ja nüüd. Ehk siis kui siin enne on, et mida oma väidet tõestuseks tuua, siis siin on nagu hea näide, mis ma tegelikult numbritega saab suurepäraselt vassida. Et leida see inimene, see lüli, kes on siis veel nõrgem, kelle olukord on veel halvem. Mis oli veel mis on need põhiargumentatsioon, mida kasutatakse ja kas siin on ka mingi muster, mida teistes diskussioonides Eestis, millega diskussioone summutatakse? See on see valikute esitamise küsimus. See oli teine. Õpetajad polnud kunagi öelnud, et kaitsekulutuste arve. Õpetajad polnud kunagi öelnud, et laenu tulas võtta ja ükski õpetaja pole väitnud, et streik või majanduskasv. Siin on ja võtmekoht on selgelt see, et streik võib muutuda ohtlikuks märatsemiseks. Sellest hetkest alates, kui saate alguses kõik ütlesid, me mõistame õpetajat, kõik ütlesid, me mõistame õpetajate nõudmisi. Sellest hetkest alates oli kõik. Õpetajaid hakati õpetama, kasvatama, noomima ja korrale kutsuma. Selline piinlik. Saate lõpp oli juba, läks ikka väga piinlikuks. Tuli nüüd edasi vaatama seda, et streigi korraldamine, streigil osalemine on üks demokraatliku ühiskonna tunnuseid ja nüüd siis Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja, millise hinnangu ta annab streigile täiesti legaalsele arvamusavalduse viisile, kui enam teised võimalused ei ole viinud sihile. Aga ometigi nagu saate lõpuks see mõistmine on kadunud ja siis nõudmiste esitaja on muutunud pigem ohvriks, kes ohver on pööratud süüdlaseks. Et diskussioonid sumbuvadki tegelikult sinna sellesse raami ära, et meie mandaat ja teisalt, et kui te meid ei toeta, siis te seate riigi ohtu stiilis. Siis tuleb siuke Vene kaart võetakse läbi, kui me oleme siin ohtu. Nii. Kui me siin enne rääkisime sellest, et õpiku abil on võimalik siis teha ka erinevaid õpilasuurimusi, siis kindlasti nüüd mingisuguse probleemi kajastamist meediasse sellisel kujul jälgida ja teha siis mõnda siin õpikus oleva, kasutada mõnda õpikus olevat analüüsimeetodit, siis on see kindlasti üks võimalik uurimistöö teema.